Juba ammustel aegadel ehitasid kalamehed talveks keset järve küla, sest kes see ikka jõuab kogu aeg kalda vahet edasi-tagasi kõndida. Tänaseks on see tore traditsioon uuesti ellu kutsutud ja Peipsi järve jääle kerkib taas kord Kalaküla. No vot, me siin täna proovime sellist pärandkultuuri asja taas elustada Peipsi järve peal, nagu on Kalaküla. Et meie teeme seda küll siin Kallaste all nagu 2 aastat, aga ajalooliselt on olnud niimoodi, et kalamehed on käinud Peipsi peal siin juba 18. sajandist saadik, on hobustega toonud järve peale kõik puud ja liivad ja elamised ja elanud kui nädalaid jää peal, järve peal ja püüdnud kala ja sotsialiseerunud siin ja moodustusid isegi sellised nagu kõrtsid sinna kalakülade juurde ja see oli selline nagu mõnus asi ja me siin proovime seda asja nüüd nagu vaikselt taaselustada. Kalakülas on olemas kõik see, mis teistes maapealsetes küladeski. Siis meil on siin tualett, siis meil on siin saun ja siis meil on siin mõned ööbimistelgid, ühte te näete taustal, paar tükki tulevad siia päeva jooksul veel ja siis me moodustame nagu küla ja me teeme see aasta ka ühe tänava. Et siis on nagu areng on silmaga näha, et eelmine aasta oli lihtsalt küla, see aasta on küla ja üks tänav ka. Kalakülas leidub tegevust kõigile, suurtele ja väikestele, noortele ja vanadele. Kõigepealt on see, et kala saab püüda. Siis saab lõkete peal sellest püütud kalast süüa teha. Siis saab siin saunas käia, siis saab siin kirikus käia või siis ehk kõrtsis ja siis hakkame täna tegema jääkuubikutest iglut. Kalaküla nimetus õigustab ennast juba esimestel tundidel, olles veel alles ehitusjärgus. Kala võttis niimoodi, et seal üks tütarlaps nimega Kadi sai igavese suure haugi just praegu ja väiksed poisid on saanud siin kiisku ja ahvenaid ja neid, et kala võtab. Me otsisime selle koha ikkagi selle jaoks nagu vanasti, et Kalaküla tehti sinna, kus ikka kala nagu võttis ka, et kus kala all oli. Kalaküla korraldajad arvavad, et ilmast olenemata on ettevõtmine põnev ja iga inimene peaks lihtsalt oma mugavustsoonist aeg-ajalt välja tulema. Ka kalapüügiloa saamine on imelihtne ja sellepärast ei tohiks küll keegi tulemata jätta. Iga inimene saab kalapüügiloa endale telefoniga tund aega varem, kui ta hakkab kala püüdma, saab SMS-iga tellida. See on imelihtne ja kui ta seda ei tea, siis meie siin Kalakülas räägime talle selle asja ära. On siin see nii mõnusalt, kui ta see luba kehtima hakkab ja selle loa saab osta kas 1 päevaks, nädalaks, kuuks ajaks või terveks aastaks. Et sellega ei ole nagu tänapäeval probleemi. Korraldajate sõnul võiks mõne aasta pärast Peipsile kerkida koguni jäälinn, mis huvilisi üle Eesti ja miks mitte ka piiri tagant kohale meelitaks.